Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare pereraadios iga nädala pühapäeval kell 11 hommikul ja õhtul saab kordust kuulata ja internetist saab järgi kuulata siis, kui isu on kohe, kui otse-eeter on lõppenud. Nüüd oleme stuudios Mart Helme ja mina Martin Helme kahekesi ja meil on täna siis terve hulk teemasid, mida me hakkame konservatiivide vaatevinklist teiega läbi arutama. Esimene on jätkuvalt tuleb rääkida sellest Vene varilaevastiku Jaguarist, mis meil eelmisel nädalal oli ka teemaks, aga nüüd on uut infot peale tulnud ja pilt on veel koledam, kui me arvata võisime Eesti riigi käitumise seisukohalt. Teine teema on, valitsus nüüd otsustaski ära avada odavtööjõu immigratsiooniväravad, rääkides meile sinna juurde sellest, kuidas meil on vaja spetsialiste, kes teevad Eesti rikkaks. Tegelikkus on täpselt vastupidine ja kolmandaks räägime laiemalt korruptsioonist. See korruptsioon on liberaalse režiimi korruptsioon, seda me näeme Rumeenia valimistel, Poola valimistel, me näeme seda Eestis seoses süvariigi või prokuratuuri tegevusega või ka põhiseaduslike institutsioonide tegemine. Korruptsioon ei ole ainult raha, aga raha on ka, kui me vaatame siis seda, mismoodi reformierakondlased on avastanud uue lollide maa, kus paned raha mulda ja rahapuu hakkab kasvama, siis selle rahapuu nimi on riigikaitsetööstus. Rail Balticust jääb väheks ja tuulikutest ilmselt ka. Aga asja juurde, Jaguari loo kohta me tegime arupärimise kõigepealt peaministrile. Mul on küll kahtlane tunne, et peaminister venitab sellega vastamisega nii kaua kuni võimalik ja siis läheb Riigikogu suvepuhkusele ehk istungjärk saab läbi. Ja siis septembri teises pooles tuleb meile rääkima siis mullusest lumest. Aga septembri teises pooles võib olla maailmas täiesti teine olukord ja võib-olla ongi sõda juba. No ja ma ütlen selles mõttes see kõik mullune lumi, et see meie küsimused on, kes otsustas, kes vastutab, kuidas oli kooskõlastatud, missugune oli riskianalüüs, kas seda riskianalüüsi on võimalik näha. See kõik on, muutub järjest rohkem irrelevantseks. Aga me tegime selle eest siis korduvalt küsimusi infotunnis, mis on mõnes mõttes dünaamilisem ja ajaliselt vahetum formaat Riigikogu töös ja me saime 3 küsimust sisse, siia ma teen sellise õela vahemärkuse, et infotunnis tehakse Riigikogu pressiteenistuse poolt iga kord ka siis selline kokkuvõte või pressiteade, et mida räägiti ja kes mida arvas ja nädalast nädalasse on lugu selline, et need teemad, mis meie tõstatame, pressiteates kajastust ei leia, lihtsalt ei leia. Pole tähtis see, et Eesti oleks ääre pealt sõtta sattunud. Pole tähtis see, mis me räägime maksudest või mis me räägime seal immigratsioonist, ükskõik millest, korruptsioonist, et ikka leitakse mõni Keskerakonna või sotsi küsimus, ma ei tea, maaelu teemal, mis ma ei väida, et on ebaoluline, aga mis ei ole tegelikult selle 2-tunnise infotunni keskne tuumikteema olnud. Aga meie küsisime kolm erinevat küsimust, mis tähendab, et kokku saime 6 küsimust ja küsisime nii Pevkurilt kui küsisime Michalilt ja päris masendavad vastused tulevad. Esimene ja oluline vastus on see, et ma küsisin, et kes selle eest vastutab. Ja sisuliselt ütles meile Michal, et Kaitseväe peastaap otsustas seda ja Kaitseväe juhataja andis heakskiidu sellele ja siis nad kaasasid sellesse piirivalveameti ja valitsust üldse ei olnudki vaja selle kõige jaoks. Ehk siis meil on Kaitseväe peastaabi ülem, meil on politsei ja piirivalve ülem, kes sisuliselt otsustavad minna sõtta Venemaaga. Sest et see oli see, mis eelmisel nädalal juhtus, me olime millimeetri kaugusel sõjast Venemaaga. Vene lennukid olid Eesti territoriaalvete kohal, Eesti õhuruumis ja olid võtnud sihikule meie siis Kaitseväe osaks oleva mereväe laeva ja piirivalve osaks oleva kopteri. Et selles olukorras me olime eelmisel nädalal, ise läksime ja oleks ääre pealt käivitanud sõja Venemaaga ja see ei olnud mitte valitsuse otsus, ammugi mitte Riigikogu otsus, vaid see oli siis tuli välja, et
Kaitseväe peastaabi ja Kaitseväe juhataja ja piirivalve ja politsei ja piirivalveameti peadirektori, siis nii-öelda nemad otsustavad meid, kas Eesti jääb alles või ei jää alles, läheme Venemaa tükkideks tegema ja põlvili suruma või ei lähe. Noh, et selline totaalne süüdimatu vastutuse mitte kandmine valitsuse poolt on esimene suur teema, mis tuli ikkagi Riigikogu infotunnis välja, et ei Pevkur kaitseministrina ega Michal peaministrina ei võtnud mingit poliitilist vastutust selle eest, mitte mingit poliitilist vastutust selle eest ei võtnud ja lõpuks pressimise peale ütlesid, et ei loomulikult me olime kursis. Aga et kas nad andsid korralduse, kas nad kooskõlastasid, kas nemad andsid sisuliselt olid selle asja taga või mitte. Tegelikult pandi tanki siin praegu mundrimehed ja mundrimehed rõõmuga, innuga läksid Venemaad põlvili suruma. No mis siin on ikkagi tähelepanuväärne on see, et kui see asi ju tuli mitte Eesti meedia kaudu, vaid hoopiski rahvusvahelisest meediast jõudis ka meie meediasse, siis oli ju peataolek, nii nagu meil Eestis ikka. Tulid erinevad signaalid, üks rääkis ühte, teine rääkis teist, kolmas ei teadnud üldse asjast mitte midagi justkui. Aga siis tulid jutupunktid ja mis on muidugi tähelepanuväärne on see, et kui meil see kolmapäevane arupärimise aeg oli, ilmusid ilusti kenasti Riigikokku ka ajakirjanduse esindajad TV3 ja Kanal 2 ja nagu ühest suust ühesuguseid küsimusi esitama, ühesuguseid inkrimineerivaid, meid just nagu halvas valguses näitavaid küsimusi. Kas siis Vene varilaevastik või tohigi torkida? Kas siis Eesti ei tohigi kaitsta oma territoriaalmerd? Kas Eesti ei pea seisma selle eest, et merealune infrastruktuur terveks jääks? No ühesõnaga, et see laev ju eskorditi välja Eesti vetest. Ei vasta tõele, ükski nendest asjadest ei vasta tõele. No see oli see, mida meile Pevkur hakkas seletama ju täpselt samamoodi lihtsalt tuima näoga Riigikogu seal valitsuse loožist ütleb, et eskortisime Eesti vetest välja, vabandust, laev ei olnud Eesti vetes. Eesti territoriaalvetes ta ei ole kunagi olnud, vastupidi, Eesti operatsiooni eesmärk oli ta eskortida ehk suruda. Ta püüdis meile selgeks teha veel kangekaelselt, et majandusvöönd on ka territoriaalmeri, ei ole. Majandusvöönd ei ole territoriaalmeri. Majandusvöönd on rahvusvaheliste lepingute järgi on riikidel majandusvöönd, mis annab siis õiguse seal näiteks kala püüda või mis annab ka kohustuse näiteks õlireostuse puhul siis on sellel riigil seal mingisugune suurem vastutus, aga majandusvöönd, et kõigil oleks absoluutselt selge, majandusvöönd on rahvusvaheline vesi. Rahvusvaheline vesi. Seal kehtib rahvusvaheline mereõigus, seal ei ole Eesti mereõigus, Eesti seadused. Seal ei saa dokumente kontrollida Eesti piirivalve, see on rahvusvaheline vesi. Ja Pevkur lihtsalt raiub, mis me siin vaidleme, ei olegi midagi vaielda, Pevkur. Sa valetasid puldist tuimalt Riigikogule ja üritad avalikkusele jätta muljet, et laev oli meie territoriaalvees, ei olnud. Ta oli rahvusvahelises vees. Ja teine, mis nad ütlesid, et rahvusvahelises vees meil oli ka õigus minna kontrollima. Vastab poolest saadik tõele. Ülimalt piiratud olukordades on Eestil õigus saata üks ohvitser pardale, kontrollima teatud dokumente, teatud kindla kahtluse puhul, kusjuures meil ei ole räägitud, mis see kindel kahtlus oli, eks ole, on võimalik saata üks kahtlus oli, et ta võib kahjustada mingisugust kaablit. Aga visuaalne vaatlus tõestas, et ankrud ei olnud välja lastud ja seetõttu otsustati mitte saata kontrolle pardale. No tegelikult oli niimoodi, et ka sõjalise operatsiooni mõttes oli see loomulikult läbikukkumine. Ja ka selle eest peaks ju tegelikult keegi vastutama. Peaminister, kaitseminister, siseminister, kaitseväe juhataja, keegi peaks vastutama sellest. Sõjalises mõttes Eesti häbistas ennast sellal. Aga mina ei ründagi praegu sõjalist, kohe hakati ju meid süüdistama. Teie teete maha Eesti kaitseväge, teie alandate Eesti kaitseväelasi. Ei alanda. Ma tahan, et keegi vastutaks selle eest, et hakkama ei saadud. Ja vastutama peavad ülemused. Kas see on kaitseväe peastaabi ülem või see on kaitseväe juhataja või see on kaitseminister, leppige omavahel kokku, kes siis seda asja otsustas ja siis me saame ka öelda, kes vastutab. Aga praegu peidetakse ju meil vastutuse eest peidetakse ennast ära.
Aga sõjalises mõttes sellele laevale peale minda ei suudetud, algul taheti minna laeva pealt, aluse pealt, piirivalve aluse pealt pardale. Laev hakkas, kui te kujutate ette suurusjärkusid, suur tanker, eks ole. Selle kõrval meie piirivalve paadikene on tõesti väga väike. Kui selline suur tanker hakkab siksakis ujuma või sõitma ja veel täiskäiguga, esiteks tekitab ta lainetust ja teiseks, kui ta niimoodi liigub, siis see meie piirivalve alus võib selle laevale alla lihtsalt jääda raginal. Nii et see ei ole võimalik sealt pardale minna. Ja siis prooviti, eks ole, kopteri pealt peale minna, aga siis olid juba Vene lennukid kohal. Ja siis jäeti see asi katki. Meile muidugi suud ja silmad valetatakse täis, et operatsiooni ei katkestatud sellepärast, et Vene lennukid tulid kohale. Kellele te seda muinasjuttu räägite? Ja kui venelased oleks tahtnud, siis nad oleks lasknud põhja nii need meie piirivalvelaevad kui ka meie kopteri, sellepärast et 2 lennukit, mõlemal on peal raketid, mõlemal peal suurekaliibrised kuulipildujad, kui Vene poolelt oleks antud korraldus, siis meil oleks laibad taga juba. Aga Vene poolelt seda korraldust ei antud ja ma arvan, et see oli tark otsus. Ükskõik, et esmaseid eesmärke ei suutnud Eesti Kaitsevägi täita, laev pinni pidada, laev meie sadamasse tuua, siia kontrolliks, nii nagu tegelikult oli plaanis, valetatakse, et see ei olnud plaanis, tegelikult oli plaanis, valetatakse, et pardale mineku kavatsust ei olnud, oli pardale mineku kavatsus, oli selgelt olemas, seda püüti teostada algul laeva pealt pardale minnes, seejärel helikopteri pealt pardale minnes, videode pealt on ju kõik selgelt näha. Aga Pevkur siis Riigikogu puldis ja ütles, kordan ja kinnitan, mingit pardale minemise kavatsust ei ole. Ausalt öeldes ma olen seda korduvalt varem ka öelnud, kui minister Riigikogule teadlikult ja tahtlikult valetab, siis tegelikult peaks minister kaduma sealt ametist. Tegelikult peaks minister kaduma, aga ma tahaks kogu selle Jaaguri kaasuses, põhimõtteliselt jõudsid juba asja ivani. Kogu ürituse eesmärk oligi ju saada konflikt Venemaaga. Sellest tuleb meil kõigil aru saada ja seda vastutust kannab meil ikkagi poliitiline juhtkond, valitsus, ministrid. Ma ei hakka isegi arutama, kas Kaitseväe peastaap ja Kaitseväe juhataja tahab saada sõda Venemaaga või mitte. Minu meelest nad kõik tahavad saada sõtta Venemaaga, sest nad on niimoodi ennast sellesse vaimsesse või psühholoogilisse seisundisse kütnud. Aga valitsus tahab ka. Aga nad üritavad vastutust lükata kellegile teisele selle sõja puhkemise eest. Vastutust tahetakse lükatada venelastele, sellepärast et provotseerida nii, et venelased teeks esimese lasu ja siis saaks öelda, et venelased on agressorid. Ja mis see meie enesekindluse taga on? Meie enesekindluse taga on see, et meie olemegi NATO. Et me oleme maailma võimsaima sõjalise bloki liikmed. Aga maailma võimsaima sõjalise bloki tugisamas, selgroog ja muskel Ameerika Ühendriigid ei kavatse selles sõjas osaleda. Nad lihtsalt ei kavatse selles sõjas osaleda. Mina ikkagi uuesti toon välja selle, mis ma tõin ka Riigikogus välja. See laev, Jaguar, sõitis läbi Suessi kanale. Ütleme niimoodi, et kui terve ülejäänud maailm ei ole liitunud Venemaa vastaste sanktsioonidega ja võibki osta, kas see on moraalselt ilus või mitte ilus, jätame selle praegu kõrvale, meie arvates ei ole see ilus ja see kindlasti aitab Venemaal sõda pidada, sellest me kõik saame aru. Aga nemad ei ole liitunud, ei India, ei Hiina, ei kogu see Okeaania ega Aafrika ei ole ju liitunud Venemaa vastaste sanktsioonidega, nendel puudub kohustus loobuda Vene naftast või gaasist. Nad ei ole kunagi öelnud, et meie ühineme sanktsioonidega. Aga ütleme siin ära ka selle, et Euroopa Liit ostab praegu Venemaalt rohkem gaasi kui enne Ukraina sõda. Ja muide ostab ka päris suures koguses naftat jätkuvalt, mis on nii-öelda läbi pestud lihtsalt, teiste, ütleme lastud läbi mingite riiulifirmade ja mingisuguste kahtlaste riikide. Nii et selles mõttes ega Euroopa Liit ka sellest sanktsioonidest kinni ei hoia. Vähemalt mitte täiel määral. Aga kuni Suessi kanalini seilas see laev nendel meredel, kus on need riigid, kes ei ole ühinenud sanktsioonidega ja kellel puudub üldse igasugune soov, huvi või neid absoluutselt ei huvita see, kas see laev on varilaevastik või ei ole. Nii, Suessi kanalist sõitis läbi. Kuhu ta jõuab? Ta jõuab Kreeka mere vetesse, kus on, eks ole, seal Kreeka saared, eks ju, Kreta saar, siis ta jõuab edasi. Maltast sõidab mööda, Euroopa Liidu sanktsioonidega ühinenud, ja küll Maltal suurt laevastikku ole, jõuab Itaalia meredesse, kellel on korralik laevastik, Vahemeri kubiseb NATO laevadest, siis ta jõuab Prantsusmaa vetesse Vahemeres, kellel on ka korralik laevastik, siis ta jõuab Hispaania vetesse, kellel on korralik laevastik, jõuab Gibraltarini, mis on Briti koloonia.
kes ongi Gibraltari omanik sellepärast, et kontrollida sealt kaudu laevaliiklust, sõidab mööda Atlandi ookeanit läbi Inglise kanali. Inglismaa on liitunud ja on pannud ta ei ole küll Euroopa Liidu liige, aga ta on liitunud sanktsioonirežiimiga ja on konkreetselt selle laeva pannud sanktsioonide nimekirja, aga laseb läbi Inglise kanali sellel laeval sõita, ei takista teda. Siis ta jõuab Taani väinadesse, ka ei takista, siis ta sõidab Rootsist mööda, ka ei takista ja siis jõuab ta Eestisse, kes siis mõni jupikene maad ennem seda, kui laev jõuab Vene vetesse, otsustab siis kõikidest neist teistest tühised mõttetud sõjaliselt võimetud riigikesed, kes lasid selle laeva läbi sõita enda vetest. Vot siis nüüd Eesti näitab eeskuju, kuidas tuleb Venemaa tükeldada ja põlvili suruda. Vot meie nüüd näitame, kuidas päriselt sanktsioone rakendadaks ja läheme siis seda laeva kinni pidama. Endal ei ole laevastikku lahinguvõimelist, endal ei ole õhuväge lahinguvõimelist, aga vaat kus lähme. Et see ei ole adekvaatne käitumine, isegi kui meil vaidluse huvides võime korra, ütleme niimoodi, et Eestil võis olla õigus kontrollida dokumente. See, et meil on õigus, ei tähenda, et me seda tegema peaks. Kõikidel teistel riikidel oli ka see õigus. Nemad ei läinud seda laeva torkima, sest nemad on otsustanud, et nemad ei taha saada kuuma sõjalist vastasseisu või konflikti Venemaaga ja erinevalt Eestist neil ei ole piiri Venemaaga ja erinevalt Eestist neil on merevägi ja õhuvägi. Ja vale on ka see, et laev eskorditi välja Eesti vetest või üldse, et seda laeva eskorditi, ei seda laeva ei eskorditud. See laev jätkas sõitmist, lisas kiirust ja meie mereväe pähklikoorekesed lihtsalt võisid seal kõrval või taga või ees või kuskil. Eskorti pakkus neile Vene lennuvägi. Aga venelased ju näitasid kohe ära ka, kui Sillamäe sadamast välja sõitnud laeva arestisid, sest vaadake, seal on niisugune lugu, et küsimus on selles, et jah, teoreetiliselt võiks Sillamäe sadamast välja sõita ka niimoodi, et ei minda Venemaa territoriaalvetesse. Aga faarvaater jookseb niimoodi, et peab minema läbi Venemaa territoriaalvette, sest vastasel korral sõltuvalt tuulest, sõltuvalt vee tasemest, sõltuvalt liivade liikumisest võib laev jääda madalikule kinni. Ja kui laev on raskes lastis või kui see on nii suur laev, et tema süvis on niisugune, et ta ei saagi muud moodi sõita kui ainult sealt faarvaatrist, siis ei olegi valikut, tulebki sõita läbi Vene vette. Ja mis siis nüüd on, Eesti riik võtab nüüd siis kätte ja hakkab uut faarvaatrit kaevama, et Sillamäe sadamast sõitvad laevad ei peaks minema läbi Vene vette. Sellega anti ju tegelikult praegu surmahoop ka Sillamäe sadamale ja Tiit Vähile. Ja ma üldse ütleksin, et siin minu jaoks on ikka punane latern vilgub praegu see, et Tiit Vähi Vene partnerid müüsid oma osaluse ära talle. Aga, ja pange nüüd tähele, selle diili üks osa oli see, et Sillamäe sadamale või sellele haldusfirmale või isiklikult Tiit Vähile, ma päris täpselt ei tea, kuuluv omaaegne Eesti kompartei või ülemnõukogu või ma isegi ei tea ka jälle, kellele ta omal ajal kuulus, aga väga uhke puhkekodu, selline funktsionalistliku stiilis, ma olen seal käinud, väga ilus uhke maja, niimoodi, et tagaväravast saad otse Narva-Jõesuu liivaranda. See Narva-Jõesuu puhkemaja läks ka tema Vene partnerite omandusse, kes siis oma osaluse maha müüsid. See oli üks osa sellest diilist. Aga miks Narva-Jõesuu? Kui nad loobusid oma ärist Eestis, miks nad seda Narva-Jõesuu maja tahtsid? Minul siin laternakene vilgub, et kas siin ei ole mitte see, et on öeldud, et sellest ilma ei jää, ärge muretsege. Aga tulles tagasi selle juurde, et sellega on antud surmahoop tegelikult praegu Sillamäe sadamale ja me ei saa ju hakata mingit faarvaatrit kaevama kuskile Eesti rannikule, et me ainult oma vetes saaksime sõita, sest et venelased on öelnud praegu väga selgelt, et kui niisugused asjad jätkuvad, siis nad hakkavad ja seda on öelnud see pagana Maria Zahharova ja seda on öelnud Dmitri Peskov ja seda on öelnud siin mitmesugused muud tegelased Venemaal. Kui niisugused selle niinimetatud varilaevastiku kimbutamised jätkuvad, siis Vene pool hakkab neid oma sõjalaevastiku alustega kaitsma, eskortima, ütleme siis niimoodi, eskortima. Ja see on ju sõjalise vastasseisu eskalatsioon.
Ja, aga meile Michal ütles ju selgelt välja ja minu meelest samamoodi ütles selle välja ka Pevkur puldist, et Eesti jätkab seda tegevust. Eesti jätkab seda tegevust. Et mingeid õppetunde siit võetud ei ole, mingisugust et ehmatusega, et võtame mõistuse pähe. Ei, meie jätkame seda tegevust, et ega ma ilma asjata ei lugenud neid Saksamaasid ja Hispaaniaid ja kõiki keda üles, kõikidel teistel riikidel, kellel on tugev laevastik ja kes on Venemaast kaugel, on tervet mõistust, on ratsionaalsust, mitte hakata selle varilaevastikuga tegelema laupkokkupõrkesse minnes. Aga meie, suur riik Eesti, impeerium Eesti, meie võime endale seda lubada, sest meil on, minu meelest on meil on võõrvõim ja sellel võõrvõimul on rahvusvaheliselt sõjaparteil korraldus käes. Tuleb edasi provotseerida konflikti Venemaaga. Omalt poolt tuleb kõik teha selle jaoks, et saaks kuuma sõja. Kui muu ei aita, siis Eesti enda territooriumil, kui muu ei aita, siis Eesti enda laipade hinnaga. Ja seda meie valitsus teeb praegu. Selle me saime Riigikogu infotunnis minu meelest küll selgeks. No ja siin Stratcom on nüüd välja töötanud oma jutupunktid, mida meile siis ka meil ajakirjanikena esinevad propagandistid väga selgesõnaliselt esitasid. Et kas siis Vene varilaevastiku ei tohigi torkida? Aga ma küsin, mis see meie huvi on? Mis see meie huvi on, et me läheme tegema seda musta tööd ja provotseerima sõjalist konflikti Venemaaga, kui siin põõsast vaatavad pealt ja itsitavad pihku Rootsi, Poola, Soome, Saksamaa, Taani. Ei kõige suurem sõjaõhutaja Inglismaa oma suure Briti kuningliku mereväega ei tee midagi. Meie peame olema jälle need, kes lähevad karukoopasse karult meie potikest käest ära võtma. Kui te tahate seda kangesti teha, siis pange kokku ühislaevastik, kus osalevad need riigid, kellel tõepoolest on merevõimed. Merelaevastik on mitte mingisugused plastmassist pähklikoored nagu meil. Hea küll, meil see endine piirivalvelaevastikul oli vähemalt üks laev ka, see oli kindral Kurvits. See on juba hakkab laevamõõtu välja andma, aga ülejäänud on ju pähklikoored. Kui tahetakse Balti merel varilaevastik kinni panna, siis selleks on Taani väinad. Mingit muud kohta ei ole vaja otsida. Aga nüüd on tulnud meile ju Läänemerele Prantsuse luurelaev ja see on nüüd järgmine samm, kuna Eesti tõestas mustvalgelt ja siin ei ole vaielda absoluutselt mitte midagi, et meil ei ole mingit võimekust. Martin Herem võib rääkida, et võimekuse taha asi ei jäänud. Martin Herem tahtis Peterburi ka pommitama. Ja Martin Herem lubab siin Peterburi vallutada ja Pihkva vallutada ja ma ei tea, metsavendade sõda pidada ja ma ei tea kõike. Inimene elab mingites oma luuludes, ma võrdleks teda ikka selles mõttes natukene, ma ei võrdle midagi. Ühesõnaga, Prantsuse luurelaev, mis on Kiilist viimase masti tipuni täis igasugust signaalluure tehnikat, võib seirata kõike, mis on vee all, võib seirata kõike, mis on õhus, võib seirata kõike, mis on vee peal. Ja see on nüüd see laev, millega tehakse eeltööd, et ühel hetkel tõepoolest tekitadagi Läänemerel blokaad kõikidele Vene alustele või Venemaaga seotud alustele, selle nii-öelda varilaevastiku alustele Läänemerel seilamiseks. Ühesõnaga, Venemaale tahetakse kehtestada Läänemerel liikumise blokaad ja see on nüüd juba nii tõsine asi, et see on tõesti kahvel venelastele, mida nad teevad siis. Kas nad püüavad siis oma sõjalaevadega jätkata seda liiklemist siin või mis nad teevad? President kutsus mind enda juurde jutuajamisele, et Eesti päevapoliitikat ja kõike muud arutada ja tuli ka muidugi julgeolekust juttu ja ma püstitasin selle küsimusega seal nagu selles vestluses me ei jõudnud kuhugi hea selge vastuseni, aga oletame korraks, et eelmisel nädalal oleks meie siis plaan toiminud. Meie peastaabi ja kaitseväe juhataja ja siseministri ja kaitseministri ja peaministri plaan toiminud ja venelased oleksid tule avanud meie pihta. Meie kas kopteri alla lasknud või meie laevad alla lasknud või pannud sellele Jaaguarile oma meeskonna peale, kellega oleks läinud tulevahetuseks siis meie üksusel, mis seda Jaaguarit üritas siis, kuhu oleks, kui nad oleksid pardale läinud näiteks. Ja oleks tulevahetus puhkenud, oleks olnud reaalne tulevahetus Venemaa ja NATO riigi üksuste vahel. Ja veel meie õhuruumis või meie vetes. Eesti oleks koheselt käivitanud artikkel 5. Ja mis edasi oleks saanud? Mis siis edasi oleks saanud? Keegi ei vasta sellele. Sellepärast, et me kõik tegelikult
teame, et sellele head vastust ei ole. Tegelikult oleks olnud niimoodi, et siis oleks hakatud koosolekuid pidama. Vot see oleks saanud. Ja oleks hakatud mingisuguseid resolutsioone tegema ja kell uuesti tiksuma pandud ja mis siin kõike me kõik teame seda jaburat, deliirset, reaalsusest irdunud iba, mida meie Stratcom meile räägib. Aga päriselt ei oleks midagi juhtunud. Aga no päriselt on strateegia niisugune, et kuna Ukrainas on sõda jõudnud sinna, et Ukraina selgelt kaotab selle sõja. Ja mina olen lugenud siin... Mida me oleme rääkinud aasta otsa? Mina olen lugenud siin mõnda ameeriklast, kes juba mõnda aega tagasi ütlesid, et venelased oleksid ammu võinud kogu Ukraina vallutada, aga nad ei ole seda teinud sellepärast, et see oleks liiga selline šokeeriv ja provokatiivne NATO-le ja läänele tervikuna. Ja mitte ainult läänele, vaid ka tegelikult teistele riikidele, ka nendele riikidele isegi, kes on Venemaa rohkemal või vähemal määral toetamas. See näitaks seda, et Venemaa on valmis vallutama, on valmis täiemahulist sõda pidama ja seda venelased ei taha. See puht PR-i propagandistliku ja ühesõnaga teatud niisuguse diplomaatilise tasakaalukuse ja loogika seisukohast võttes nad ei taha seda. Nii et kogu see jutt sellest, kuidas 3 aastat juba sõdivad ja ei saa jagu, ammu oleks jagu saanud, kui oleks tahtnud. Ammu oleks jagu saanud, kui oleks tahtnud ja oleks täiemahuliselt oma sõjamasina peale vajutanud. Aga ei taheta, sellepärast, et ka sisepoliitiliselt see sõda ei ole nii populaarne Venemaal, et mobiliseerida kogu Vene avalikkus ja kogu Vene majandus ja totaalselt sõda pidama hakata. Aga kui nüüd tuleb provokatsioon, mille venelased saavad propagandistlikult määrida NATO või mõne NATO liikmesriigi kaela, siis te võite kindlad olla, et Venemaa paneb oma masinavärgi täiel määral käima. No venelased on oportunistid, ma muidugi arvan, et kui nad oleksid saanud, siis nad oleks rohkem vallutanud ja nad on ilmselt ikkagi olnud ka kalkuleerinud seda, mis on ressursi sissepanemise efektiivsuse piirimail olnud seal, et ei ole populaarne sõda Venemaal ja see on Vene majandust kurnanud ja kõike seda. Aga me kõik teame, venelased on oportunistid, kui neile pakutakse kandikul võimalust kelleltki midagi ära võtta, siis nad alati võtavad. Ja minu meelest Eesti tänane valitsus kindlate käte jutuga pakub kandikul võimalust. See on see sama valitsus, kes tegi Kaja Kallase pereäri, käis Venemaaga sel ajal, kui kõigile teistele sanktsioonidest loekuid peeti. See on see sama Michali valitsus, kes siin tegeleb mingisuguste sisepoliitiliste kõiki teisi putinistideks sõimamisega, aga praegu teeb tööd selleks, päev-päevalt teeb selliseid samme, mis loovad olukorra, kus Venemaa saab meile kallale tulla ja meid ära võtta. Ja ma küsin, kas te töötategi Kremli heaks või kelle heaks te töötate, kulla Reformierakond ja süvariik. Te ju loote praegu olukorda selleks, et Venemaa tuleks meile kallale ja võtaks meid naksti ära. Sest ma ütlen ka selle eelmise nädala juhtumine ajal, et oleks siis tulistatud ja me oleks käivitanud paragrahv 5, siis oleks kõik teada saanud, kas NATO on olemas või ei ole olemas. Ja see, mida me täna teada oleme seoses Ukrainaga, on see, et ameeriklased nüüd on helistanud, eks ole, Trump rääkis pikalt Putiniga, Trump rääkis Zelenskiga, rääkis Euroopa erinevate riigijuhtidega. Sõnum on väga lihtne. Venelased ei lõpeta, ameeriklased ei sekku, saage ise hakkama. Ja meie lähme ikka edasi rinnaga peale, nagu oleks Kamala Harris võitnud Ameerikas valimised. Ei võitnud. Et selles mõttes, see on rahvusliku huku valitsus, mis meil praegu võimul on ja kiiremas korras tuleb välja vahetada. Sellist seisu isegi, ei avalikkuses olevat ärevusfooni meil ei ole. Ega parlamendis meil ei ole sellist seisu, sest pooled opositsiooniparteid ju põhimõtteliselt toetavad seda poliitikat, mida Michal ajab. Et me oleme jätkuvalt katastroofikursil praegu ja seda kinnitas Michal meile üle, et nemad jätkavad, sama poliitikat jätkavad. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast ja pöörame nüüd pilgu ühele sisepoliitilisel teemale, mis minu meelest on täpselt samamoodi Kremli huvides töötamine ja see on Eestisse massiimmigratsiooni käivitamine. Nüüd
Keldo viis valitsusse ja valitsus kiitis heaks ja see jõuab varsti Riigikogusse siis seaduseelnõu, mille kohaselt Eestis lõdvendatakse veel tööjõu sissetoomise reegleid ja suurendatakse kvooti. Noh, Eestis on välismaalaste seaduses on olemas kvoot, sisserände kvoot, mis ütleb, et 0,01% rahvastikust tohib aastas tulla sisserännet. Noh, see on 1350 inimest umbes. Ja noh, ja see kvoot on selline propagandistlik teema, sest et fakt on see, et sellele kvoodile on tehtud terve rida erandeid. Neid erandeid vanasti oli rohkem, nüüd on neid nii-öelda tehtud üldisemaks ja neid on numbriliselt vähem. Aga need erandid katavad kogu maailma ära. Noh, ma toon ette näiteks, et erand näiteks on see, et pereliikmed võivad kvoodiväliselt tulla. No tuleb meile siia, eks ole, mingi Ahmed Tallinna Hobusevaraste ülikooli õppima, kohale ta ei ilmu, hakkab kohe esimesel koolipäeval volti väntama, ta võib kogu oma suguvõsa järgi tuua siia ja see ei ole kvoodialune rahvas. Neid võib nii palju tulla, kui tahab. Seesama või Ahmedi sõber Ibrahim tuleb kuskilt meile siia Hobusevaraste ülikooli, ei käi päevagi koolis, läheb kohe tööle, teda katab ära näiteks IT erand, sellepärast et IT erand ka kvoodi alla ei lähe, kui sa jälle hakkad Bolti sõitma, siis see on IT ettevõte ja võid rahumeeli IT erandiga kvoodi väliselt saada. Ja kui siia tuleb näiteks, ma ei tea, siin mingisugune suvaline inimene kuskilt tontiab kust maailma otsast, eks ole, Vietnamist, teadustööd tegema. Tuleb ka ülikooli õppima, siis teadustöö tegemine on ka kvoodi alt väljas. Ja veel on üks oluline kvoodi all välja, ühesõnaga IT, teadustöö ja siis on pereränne ja kvoodi alt on väljas ka 1,5-kordse Eesti keskmise palga makstavate töökohtade loomine. Et kui sa maksad, Eesti keskmine palk on praegu 2000 eurot umbes, kui sa maksad 1,5 korda 2000, siis sa võid selle inimese tuua ja see ka ei lähe kvooti sisse. Mille tulemus ongi see, et kvoot on täiesti mõttetu. Meie kvoodi number tegelikult ei räägi meile mitte midagi, me peame vaatama päris rändenumbreid ja päris rändenumbrid on 10 korda suuremad kui see kvoot. Ja no, sa räägid siin Ahmeditest ja Ibrahimidest, aga tegelik mass tuleb meil ju slaavlaste näol. Tegelik mass tuleb meil ju endisest Nõukogude Liidust. Venelased tõsi küll praegu nii massiliselt siia ei tule, nagu nad vahepeal tulid. Neid tilgub siia, aga tilgub ka tagasi. Aga meie õnnetus on muidugi see Ukraina. See on see slaavlaste mass, need on kõik venekeelsed. No mis vahet mul on, kas ta on Ivan või on ta Serhi või on ta Oleksi või on ta Aleksei, no ausalt, mul ei ole mingit vahet. Mingit vahet ei ole, ta räägib siin vene keelt, ta käitub siin vene mustrite kohaselt, ta on võõrkeha siin, ta võib küll olla teile mingisugusele ettevõtjale odav tööjõud, aga tegelikult on ta Eesti venestaja ja Putinile ja Putini kogu propagandale ja sellele Vene maailmale vundamendi laduja. Kusjuures ma tahan seda ka veel siia alati kõigile tuletada meelde, et enamik neist inimestest, keda meil siin nii-öelda ukrainlaste nime all riiki on võetud ja neid on 100 000 olnud, rohkem veel, on pärit ju sõjapiirkonnast ehk siis sellest nii-öelda Ida-Ukrainast või ka sealt Krimmi poolt ja see on kõik ju venekeelne olnud ja need on Putini-meelsed inimesed, jah, neil on Ukraina pass taskus, aga neil on vene keel ja neil on vene süda ja see on Eesti venestamine. Olgu peale, et neil on Ukraina pass taskus ja olgu peale, et need, kes neid siia tassivad, karjuvad Slava Ukraina ja kuidas kõik, kes ei ole nõus selle Eesti venestamisega, on Kremli agendid. Aga tegelikult on venestajad ja Kremli agendid need, kes neid siia sisse massiliselt toovad. Mis mu põhiva veel on see, et meil juba praegu on massiimmigratsioon ja see massiimmigratsioon juba praegu on Eestile eksistentsiaalselt ohtlik ja see juba praegu hävitab Eesti majandust, meie jõukust, aga juurde on vaja. Ja nüüd on siis reservaarina leitud veel Kesk-Aasia. Kesk-Aasia, et vot nüüd hakkame tooma Usbekke, Tadžikke, ma ei tea veel kedagi seal, Kasahhe. Aga need on kõik venekeelsed. Seal on nüüd küll toimunud pärast Nõukogude Liidu lagunemist ka haridussüsteemis ju teatud ümberkorraldused, aga Nõukogude ajal käisid need inimesed ju kõik venekeelsetes koolides. Absoluutne põhimass inimesi käis sealt läbi venekeelsetest koolidest. Mina käisin Kesk-Aasias omal ajal ja mujal seal Kasahstanis ja kus ma kõik käisin. Ja kõik nad rääkisid perfektset vene keelt. Omavahel vahel rääkisid ka mingit kohalikku keelt.
usbeki keelt või tadžiki keelt, aga vene keel oli neil perfektselt suus. Minu vene keel on väga halb vene keel võrreldes nende inimeste vene keelega seal. Võib-olla nüüd on toimunud teatud põlvkondlik murrang ja enam see vene keel ei ole nii sujuv ja nii hea. Aga siin ei hakka nad iialgi rääkima sulle eesti keelt. Ja no ega siis keel ei ole ka see, no eestlastel on selline ettekujutus, et kui sa räägid eesti keelt, siis sa oled automaatselt nagu eestlaseks muutunud. Ei ole. Nad kummardavad ikka oma Allahit, nad hakkavad oma ramadane pidama siin, nad hakkavad tooma siia oma perekondi, oma kultuuri, tahavad oma mošeesid saada, hakkavad siin tapma, vägistama. Venemaal on tõsine probleem see, et migrandid peksavad kohalikke, vägistavad kohalikke naisi. Aga need on kõik sealt riikidest. Ja need on kõik sealt riikidest. Ja need on endisest Nõukogude Liidu sellest nii-öelda lõuna riikidest. Ja nüüd tahetakse siis kõik need kraanid lahti keerata ja kogu see õudus meile tuua. Mõistuse vastane. Ja sinna juurde tuimalt, nahaalselt valetatakse, et meil on neid inimesi vaja. Ei, meil ei ole neid inimesi vaja. Eestis on 12 aasta kõrgeim tööpuudus. Umbes 60 000 inimest on töötud. Ja see kogu aeg number on suurenenud. Meile muidugi selle peale ütles Keldo Riigikogus, et ei, see statistika ei ole õige statistika. Et see statistika ei sobi Reformierakonnale, selle me kuulutame võltsiks. Aga statistika ei valeta ja töötukassa numbrid muide, mida nad siis Statistikaameti asemel tahavad kasutada, öelda, et töötukassa näitab kõrget tööhõivet. Need on väga dünaamilised numbrid seal ja seal on, ega tegelikult ka seal see pilt on koledam, kui nad üritavad muljet jätta. Eestis on tööpuudus ja on suur probleem tööpuudusega. Miks meil on tööpuudus? Sellepärast on ka tööpuudus, et inimesed ei ole nõus minema tööle, kui sinult tööl käimine põhimõtteliselt maksab sama palju kui see palk, mis sa saad. Tuletame meelde automaksu. Tuletame meelde kõiki tõusvaid makse, tuletame meelde seda, kui kalliks on läinud kütus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Selle jaoks, et näiteks kuskilt, ma ei tea, natuke kaugemast kohast iga päev 40 kilomeetrit või 50 kilomeetrit sõita oma töö juurde, sõidad maha. Sööd maha ja sõidad maha oma tööl käimise tulu, sul kätte ja mitte midagi. Sa ei lähe selle 1000 euro pärast tööle lihtsalt ja ei lähegi, sest see nulliring sulle, aga need odav tööjõud läheb, sellepärast et tema jaoks on see ikka jätkuvalt suur raha ja isegi kui see ei ole suur raha, maksumaksja ju maksab talle terve hulga asju kinni. Maksumaksja ju toetab neid ukrainlasi näiteks kodu saamisega, toetab neid tervisekassade asjadega, toetab igasuguste muude avalike teenustega. Meie ülejäänud, need Eesti inimesed maksavad ju neile terve hulga asju kinni, mida eestlastel ei ole. Aga see on üks asja osa, aga teine asja osa on see, et nad lähevad sinna tööle selle jaoks, et saada jalg ukse vahele. Saada nii-öelda Euroopasse alaliselt jalg ukse vahele. Mõne aasta pärast nõuavad nemad ka kõrgemat palka. Ega see on ju selge. Me mäletame ise, kuidas eestlased Soomega, kuidas see dünaamik oli. Algul olid nõus minema maasikakorjajaks, nüüd enam ei lähe. Nüüd tahavad saada samasugust palka nagu soomlased. Tuleb siia see kasah või ukrainlane või kes iganes ta on. Esimese aastakese 2 on nõus siin närult elama. Aga siis tahab hakata korraliku raha saama nagu eestlanegi. Meid on viidud selle liberaalse valitsuse poolt täieliku rahvusliku katastroofini, sest et kui me vaatame, siis maapiirkonnad on juba tühjaks jooksnud ja jooksevad lõplikult tühjaks praegu. Veel inertsist on, kui tulla näiteks Haapsalu poolt, Pärnu poolt sõita õhtul kuskil kella 6 paiku, 6-7 paiku sõita Tallinna poole, siis tulevad lõpmatud autokolonnid tulevad vastu. Need on need inimesed, kes käivad nendest maapiirkondadest, need samad kuskil 50-60 kilomeetrit Tallinna raadiuses käivad siin tööl ja nüüd nad pärast tööpäeva lõppu sõidavad koju. Olles oma ostud teinud ära siin kuskil Tallinna supermarketites, mis jäävad väljasõidu tee peale, nad ei käi enam ka kohalikus poes, sellepärast et ongi mugav enne koju jõudmist siin poes läbi käia. Ja meil maaelu lihtsalt on välja surnud ja sureb veel, see viimanegi sureb välja. Ätikesed, mutikesed on need viimased, kes seal ringi tatsavad. Kui on mõned kohad, kus on veel mingisugust kohalikku ettevõtlust, siis see on ju ka kõrgete energiahindadega poolest saadik välja suremisele määratud. Mõni jääb võib-olla ellu, aga enamik ei jää ellu. Ja tuletame meelde seda nõukogudeaegset laulu, kui Tallinna ja suuremate linnade ja Ida-Virumaa massiivne venestamine toimus. Siis oli meil selline rahvusele hinge kosutav ja lootustandev laul Kuni elab su küla. Aga meil küla ei ela enam.
No aga valitsuse poliitika on ju süstemaatiliselt suunatud sellele, et regionaalpoliitiliselt elu välja suretada. Jälle tuletan meelde automaksu, jälle tuletan meelde kallid energiahindasid, kütusehindasid, kõrgemaid tarbimismakse. Noh, tuletan meelde rohepööret, mis tapab ära põllumajandust, täiesti selgelt ja süstemaatiliselt tapab ära põllumajandust. Tuletan meelde rohepööret, mis tapab ära metsandust. Kõike seda tehakse ju erilise õela raevukusega. Aga ma tahtsin veel, Keldo on teine räige vale veel, mida tuleb ka ikkagi väga selgelt ümber lükata. Keldo räägib, et me hakkame Eestisse tooma spetsialiste ja meil on vaja neid spetsialiste, et Eesti majandus hakkaks kasvama, sest et meil ei ole neid spetsialiste ja siis me toome need spetsialistid ja siis Eesti ettevõtted saavad hakata paremini eksportima. Tegelikkus on täpselt risti vastupidine. Kui me toome riiki odav tööjõudu ja see on see, mida nad tahavad tuua riiki odav tööjõudu, et saaks eestlasele öelda, sinu palka ma vähendan, muidu ma võtan ukrainlase. Või saaks eestlase öelda, sorry, sind ma koondan, sest ma võtan asemele 2 ukrainlast, kes teevad mulle sama raha eest ära 2 korda rohkem tööd. Et see on odav tööjõu riiki toomine. Mida teeb odav tööjõud majandusega? Aastal 2012 oli Eesti tööjõu tootlikkus Euroopa Liidu keskmisest 84%. Me nii-öelda rügasime järgi sellele Soome ja Saksa rikkusele, mida me nii kangesti endale eeskujuks seame ja mis tõepoolest ongi innustav, tahaks ka sama hästi elada. 84%. Siis Taavi Rõivas avas 2016. aastal oli esimene suur immigratsiooni väravate avamine just nimelt selle sama tööjõu vajaduse jutuga ja hakati riiki tooma renditööjõudu, hakati riiki tooma odav tööjõudu ja loomulikult, kui sa võtad võõrkeelse, madala haridusega, tatistava, plätitava tüübi endale objektile tööle, ükskõik mis see objekt on, kas sa paned ta kuskil restoranis alla kööki või sa paned ta kuskil põllu vahele midagi toimetama, siis loomulikult tema tööviljakus on kehvem, kui on haritud ja korralikult palgaga kinni makstud töötajal. Ja tööviljakus Eestis on langenud, tänaseks päevaks on see kukkunud 84%-lt 70%-le. Mida see tähendab? Tööviljakus on tegelikult see, mis on rikkuse kasv ühiskonnas. Rikkuse kasv tuleb tööviljakuse kasvust. Et senikaua, kuni tööviljakus ei kasva, senikaua me ühiskonna sees keerleb ikka kogu aeg üks ja sama hulk raha. Ta jaguneb ümber inimeste vahel ja ettevõtete vahel, aga see on üks ja sama hulk. Tööviljakus lisab raha ühiskonda. Et mida kõrgem on tööviljakus, seda rohkem tuleb raha ühiskonda juurde ja sealt on veel omakorda mehhanismid, kuidas me siis seda juurde tulnud raha ühiskonnas jagame. Et tänane maksupoliitika on see, et seda raha jagatakse nii-öelda ülespoole ettevõtjatele ja nendele, kellel juba on raha. Seda teeb meile käibemaksutõus, seda teeb meile tulumaksutõus, seda teeb meile ka see odav tööjõud, mida odavam tööjõud, seda kasulikumal on ettevõtja omanikul, et ta jagab seda raha ülespoole. Aga kui sul on tööviljakus kasvab, siis jaguneb seda raha rohkem ja kui sa veel maksude ja muu regulatsiooniga teed niimoodi, et see oleks ka töötaja poole kaldu, siis ta jaguneb allapoole ka töötajatele ka. Aga seda praegu meeleheitlikult tahetakse ära hoida. No ühesõnaga Eestit sõna otseses mõttes see valitsus hävitab. Rahvusriik Eestit enam ei eksisteeri. No teda ei eksisteeri ka ju sellepärast, et siin on see ideoloogiline võitlus rahvusluse vastu ja kogu see, mis meie oleme, me olime natsid omal ajal, eks ole. Russofoobsed natsid ju. Ja nüüd me oleme siis putinistid. Et kogu see niisugune ideoloogiline idiotism, mis siin on ruulinud, mis on siis eestikeelsele haridusele üleminek. Teatud Eesti piirkondades on see eestikeelse hariduse hävitamine. No Eesti laste venekeelsesse keskkonda panemine, venelastega koos. Ja seda kõike teeb meile see progressiivne, liberaalne, Eestist kindlates kätes hoidev klikk. Euroopalike väärtustega. Ühe numbri ütlen veel, et inimesed saaksid aru, millest me räägime. See on tänavapildis ka tunned. Ükskõik, kas sa oled Kuressaares või Pärnus või Võrus või Viljandis aga Tallinnas on see pilt muidugi eriti õudne. Statistikaameti andmetel vahemikus 2019 kuni 2023 Eestisse püsivalt elama asunud inimeste hulk 97 000 ja selle numbri sees ei ole tagasi rännanud eestlased.
vaid need on uued inimesed. Nüüd 97 000 on siis see, mis on tulnud sisse, aga saldo, osad neist on ära läinud, siis saldo on 68 000. Siin ei ole nüüd eelmise aastate statistikat juures ja selle juurde tuleb ka öelda, et kui algusaasta on 2019, siis tegelik plahvatus toimus 22. aastal, kui algas Ukraina sõda. Aga juba ennem seda oli rändesaldo positiivne. Mäletate võib-olla, kuidas meie üritasime valitsuses olles oma immigratsioonipoliitika, tegimegi seaduse muudatuse, mis ju teisele lugemisel isegi jõudis ja siis valitsus kukutati. Et kus me proovisime mitte lihtsalt takistada sisserände kasvu, vaid me tahtsime sisserände tagasi pöörata. Ja üldiselt sisserände numbrid läksidki alla meie ajal. Saldo oli veel positiivne, aga numbrid läksid juba alla. Ja siis, kui tuli Kaja Kallas, siis absoluutselt kardinaalne teine tagurpidi käik ja plahvatuslik massiline sisseränne ja põhinumbrid loomulikult tulevad slaavi riikidest. Ja siia lisame veel ka selle, et samal ajal anname me ära oma suveräänsust Euroopa Komisjonile kogu aeg. See on ka tendents, mis on Reformierakonna võimule tulekuga süvenenud, kiirenenud. Kõik, mida Euroopast tuleb, mis piirab meie ise otsustamise õigust, puudutagu see ükskõik mida, sisserännet, makse, rohepööret, kõike. Kõik läheb ära eurooplastele otsustada, kõik läheb direktiivi alla. Direktiivid otsustavad meie eest, direktiivid tallavad jalge alla meie suveräänse otsustusõiguse selles suhtes, keda me siia laseme, keda ei lase. Ma muide teen ühe väikse kõrvalepõike. Gruusia, mis on nüüd siis venemeelseks riigiks meil tembeldatud. Gruusia parlament tegeleb praegu sellega või tegeles juba, ma ei tea, mäleta, kas ta juba kiitis heaks sisserände piiramisega Gruusiasse. Aga kusjuures põhjus on ka väga lihtne. Just nimelt Ukraina sõja ajal põgenes Venemaalt Gruusiasse väga suur hulk venelasi, kes peitsid ennast sõjaväekohustuse eest. Või üldse dissidendid või mida iganes, ja gruusiinid olid hirmus hädas, plahvatuslikult kasvanud venelaste sisserändega Gruusiasse. Nii et see sama siis meil venemeelseks putinistlikuks kuulutatud Gruusia valitsus tegeleb täna jõuliselt sellega, et vähendada venelaste hulka riigis või vene immigratsiooni Venemaalt. Nii et see kõik näitab, milline skisofreeniline, valelik, küüniline, abitult rumal on meie Stratkomi propaganda. Aga ühe numbri jälle, ei saa ilma numbriteta jälle, üks number veel, et meil oli, riik kuulutas juba mitu aasta tagasi, et meie eesmärk on Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet, majanduslikku konkurentsivõimet suurendada. Keldo räägib ka sellest, kuidas me suurendame, et meil on spetsialiste vaja, siis me suurendame oma konkurentsivõimet, suureneb eksport ja siis meil rikkus muudkui kasvab. Tegelikult meil just nimelt selle immigratsiooni tõttu, odavtööjõu immigratsiooni tõttu on meie konkurentsivõime langenud ja langenud drastiliselt, et me olime seal kuskil teismelistel punktidel, seal ma ei tea 11 koha peal ja me oleme kukkunud 33 peale ja jätkame kivina kukkumist ja kui me nüüd suurendame seda tööjõu immigratsiooni, siis kukume veelgi. Aga ma lõpetuseks ütlen midagi muud. Viimasel ajal on hästi palju meil meedias kogu aeg sellest, kuidas toimub mingisugune petturlus ja arvutite kaudu siin petetakse inimestel raha välja ja mingil muul moel petetakse inimestelt raha välja. Kullakesed, see on selle immigratsiooni tulemus. See on selle sama odav tööjõu sissetoomise tulemus. Sulisid, kaabakaid, pettureid, karjade kaupa olete toonud siia nii Ukrainast kui kuskilt mujalt. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast ja asjast räägivad Mart Helme, mina Martin Helme, meil viimane lõik ka veel vaja ära rääkida, ehkki aja oleme juba lõhki rääkinud. Tahtsime rääkida korruptsioonist ideaalses liberaalses maailmas. Liberaalne maailm on liberalistide meelest ongi ideaalne, kõik on hästi, mitte kunagi ei ole midagi halvasti peale selle, et siis need tagurlased, paremäärmuslased, Putini käsilased tahavad kogu aeg kõike ilusat ära rikkuda. Aga tegelikult on vastupidi, et tegelikult on see režiim üdini korrumpeerunud. Nii nagu ideoloogilised fanaatikud ikka korrumpeeruvad, sest et ideoloogia on tähtsam kui see, kas asjad toimivad. Et ikkagi homolipu lehvitamine on tähtsam kui see, kas päriselt ka mingid asjad toimivad või mitte või ütleme Ukraina lipp pannakse peale ja siis kui sa midagi julged kritiseerida, maksutõuse näiteks,
näiteks siis Jürgen Ligi ütleb, et sa oled Putini käsilane. Et see ideoloogiline kramp on sisuliselt loodud selle jaoks, et tampida maha või häbimärgistada igasugune ratsionaalne arutelu, aga ka igasugune kriitika võimulolijate suhtes. Ja selline süsteem saabki ainult korrumpeeruda. Me Eestis näeme seda korruptsiooni nii rahalises mõõtkavas, kui me näeme seda ju ka institutsioonide korruptsioonina, aga korraks hüppame Rumeeniasse. Rumeenias olid presidendivalimised eelmisel nädalavahetusel. Kõik küsitlused ennustasid, et võidab siis nii-öelda establishmendi vastane parempopulist, nagu teda nimetati, Simion. Ja siis üllatus, kõigi aegade kõige suurem valimisaktiivsus oli ja rumeenlased tulid appi sellele nii-öelda Euroopa-meelsele kandidaadile ja rekordnumbrid, kui valijaid tulid välja ja hääletasid siis tema vastaskandidaadi poolt. Mul ei ole isegi vaja uudise paragrafist järgmist allapoole lugeda. See on ju selge, et seal toimus valimiste võltsimine. Ja see, mis Eestis toimub, on muidugi veenev kinnitus sellele, mille kohta öeldakse, et võim korrumpeerub alati ja absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt. Meil sisuliselt on Reformierakonna ainuvõim. See, et seal on mingi Eesti 200, seal oli mingisugune sotside seltskonnakene virvendas, kes püüdis ka sealt oma palakesi välja õngitseda kogu selle korruptsiooni. Nüüd Läänemets teatas, et nad on valmis minema uuesti valitsusse. Ja sellepärast, et korruptsioonisupist on oma lihatükikesed vaja kätte saada ju. Aga korruptsioon ei ole ainult raha. Ja ma vaatasin siin Soome televisioonis oli muide hiljaaegu sattusin peale kanalit klõpsides, kui üks korruptsioonispetsialist selgitas, mis asi on korruptsioon laiemalt võetuna ja selgitas ära mustvalgel selle korruptsiooni, mis on meil Eestis. See on institutsionaalne korruptsioon, see on seaduste tõlgendamine võimu huvides, see on opositsioonile ja nii-öelda režiimi vastastele ühtede standardite kehtestamine ja võimule teiste standardite kehtestamine. See on kogu riigi aparaadi surve peale panemine igasugusele teisiti mõtlemisele. See on teatud ideoloogia kuulutamine ainuõigeks, sest see ideoloogia teenib võimulolijate huve. See on täpselt sõna-sõnalt kõik see, mis on Eestis toimunud. Kohtusüsteem on riigivõimu teenistuses, eriteenistused on riigivõimu teenistuses, ajakirjandus on riigivõimu teenistuses, nii-öelda peavoolu erakonnad on äravahetamise sarnased ja peaaegu alati on peaministriparteiks ühe partei esindajad. Kõik on täpselt nii nagu selles kirjelduses ja loomulikult preemiaks on see, et saab riiki varastada karistamatult. Miljardites. Ma toon näite sellest institutsionaalsest korruptsioonist. Poolas olid ka presidendivalimised, küll esimene voor, Rumeenias oli teine voor. Ja vahetult ennem Poola presidendivalimisi siis tegi Poola luure, mitu korda avalduse, et nad on väga mures, et venelased sekkuvad valimistesse konservatiivide huvides. See näitab täpselt ära, kui korrumpeerunud on luure seal. Et see luure tegelikult ju tegeleb valimistesse sekkumisega, mitte venelased ei tee, võib-olla venelased ka sekkuvad, kes neid teab, aga luure asi on seda ära hoida, aga luure tegelikult sekkus ise valimistesse, pannes häbimärgi külge ühele kandidaadile, teades ise samas väga hästi, et selle kandidaadil pole mitte mingit pistmist venelastega, vastupidi, ta on väga raevukalt vene vastane, see konservatiivne kandidaat kindlasti ei saa mingit abi venelastelt, aga luure tuleb välja ja ütleb, et meil on ikka andmeid, mis näitavad, et saab abi. Ja sellega mängib, eks ole, siis ühiskondlikku arvamust tema vastaskandidaadi režiimi truu teenri huvides. Et see on ka korruptsioon, see on ehe korruptsioon ja me näeme seda Eestis muidugi, prokuratuurist ei ole üldse mõtet rääkida, enam korrumpeerunumaks minna ei saa, kui see on. Ja aga minul on ikkagi väga selge arusaamine sellest, et vene luured, need on mitu, tegelikult toetavad neid liberaalseid võime, sest need liberaalsed võimud laostavad rahvusriike, need liberaalsed võimud laostavad tegelikult oma rahvusriikide majandust ja Vene eriteenistused ei ole absoluutselt huvitatud rahvuslaste toetamisest, sest rahvuslased teeksid kõike vastupidi. Ja seetõttu ongi, need on ju Vene propaganda jutupunktid, süüdistada neid niinimetatud paremäärmuslasi venemeelsuses. Tegelikkus on vastupidine. Tegelikkus on selline, et paremäärmuslased tahavad oma rahvusriike
mis ei ole ei Ameerika, ei Euroopa Komisjoni, ei Moskva hüpiknukud, aga need, kes on praegu võimul, need on kas Brüsseli või Londoni või varasemalt ka Bideni Ameerika hüpiknukud, aga nende võimudega, Londoniga, Washingtoniga, Brüsseliga on venelastel ju kogu aeg jooksvalt konsulteerimine, kokkuleppimine, vastastikused järeleandmised, seda me lubame teil teha, seda me ei luba teha, selle puhul me hakkame omapoolseid vastuoperatsioone. Luured nii töötavadki. Ja mina ütlen, et Reformierakond on kõige suurem Vene esinduse erakond Eestis, mida võib üldse ette kujutada. Ja, aga siin tuleb ka korruptsioon mängu. Kuidas siis sai Vene luure või kuidas saab Vene luure endale käsilasi Eesti poliitikas? Ikka korruptsiooniga, ikka rahaga, tuleme tagasi webfondi juurde, tuleme tagasi rahapesu juurde, tuleme tagasi 10 miljoni $, afääride juurde, see on kõik korruptsioon. Tuleme tagasi tuulikute äride juurde, tuleme tagasi Rail Balticu äride juurde, see on kõik korruptsioon. See korruptsioon on see võti, millega sa saad need inimesed enda kasuks töötama. Sest et nendel inimestel on esiteks, kuna prokuratuur ja kapo ja kõik need organid on nii-öelda nende meelsed, siis nad teavad, et neid ei karistata korruptsiooni eest, mis tähendab seda, et nad võivad teha, mida nad tahavad, nad võivad võtta nii palju raha, kui nad tahavad vastu, võivad võtta Eesti maksumaksja taskust, võivad võtta välismaiste luurete käest, võivad võtta hämarast allikast pärit raha, mitte midagi neile ei tehta. Aga vastutasuks, ega rahal on alati hind, vastutasuks on see, et kui tuleb signaal, siis tuleb sellele signaalile vastavalt käituda. Ja me näeme ju järjekindlalt seda. See korruptsioon ongi nad teinud ka nii-öelda ideoloogiliselt või siis riigi mõttes korrumpeerituks Eesti vastaseks. No ja korruptsioon loomulikult jõuab meil selles mõttes poliitikasse ka ringiga, et me valimistel näeme ju, e-valimised annavad alati ühe tulemuse. See on nende niinimetatud liberaalsete erakondade kasuks. Ja see tähendabki seda, et meil ei ole mingit põhiseaduslikku korda enam. Meil ei ole mingisuguseid põhiseaduslikult õigesti läbi viidud valimisi enam, sest täiesti üheselt on selge see, et e-valimiste ja nüüd ka nii-öelda M-valimistega ehk mobiilivalimistega rikutakse meile põhiseadusesse kirja pandud valimiste ühetaolisuse ja üheaegsuse ja kõikide nende muude piirangute või täpsustuste korda. See on korruptsioon. See on legaliseeritud korruptsioon. Ja see, mis ongi tegelikult läänele iseloomulik, ei ole mitte selline idamaine jõhker despotistlik korruptsioon, kus ongi võimu vertikaal ja ülemus ütleb ja ülemus raiub päid ja käsi ja jalgu, vaid see on see, et saavutatakse valimiste tulemustele parlamendis teatud jõudude piisav ülekaal valimiste manipuleerimise tulemusena ja siis legaliseeritakse selle sama parlamendi poolt juba seadusandlikult kõik vajalikud korruptiivsed aktid, et korruptsioon saaks laieneda, jätkuda ja igavesti töötada võimulolijate huvides. No ja siit on järgmine punkt, mida kõik võivad oma silmadega näha. Keda vihkavad need korruptandid kõige rohkem? Vihkavad seda seltskonda, kes ei ole nendega samas klubis. Vihkavad raevukalt võitlevad selle seltskonnaga, keda ei ole ära korrumpeeritud. Ehk EKRE-ga, ehk meiega. Kõige rohkem vihkavad neid, kes ei mängi samade reeglitega nagu nemad. No aga Donald Trumpi. Ja Donald Trump samamoodi. Donald Trumpi vihkavad, neid samu parempopuliste Euroopas vihkavad, Orbanit vihkavad. Kõik need, kes ajavad oma rahvusriikide poliitikat, kõik need, kes ei ole selles nii-öelda peavoolus ja ei laula hoosi ja anna kõikidele rahvusriikide hävitamistele ja muudele sammudele. Kusjuures lugesin jällegi ühte artiklit, kus öeldi, et mismoodi siis need sooroslased ja muud globalistid, liberalistid oma poliitikat ellu viivad. Poliitika elluviimisel on oluline kaks asja. Üks on noorsoo moraalne laostamine. See on meil suurepäraselt toimub. Lugege meie elu 24, lugege meie mingisuguseid kollaseid lehti ja üldse kogu see homo, transu, muu propaganda. Ja teine, ja see on nüüd seesama, millest me rääkisime ka immigratsiooni teema juures, on rahvusliku identiteedi lammutamine. Ja kui me nüüd vaatame, mis Eestis on toimunud, need kaks rahvusriikide hävitamise sammast
on ju perfektselt Eestis üles ehitatud. Noorsoo demoraliseerimine ja loomulikult katastroofiline iibelangus ja rahvusliku identiteedi hägustamine ja demoniseerimine. No ja millest me enne samuti rääkisime, nii-öelda maaelu hävitamine. Selle nii-öelda tagamaa või tagala lammutamine, et konservatiivse tagala lammutamine. Just, et see kõik on, ja see on süsteemne, et see ei ole kõik kogemata juhtunud, see on süsteemne. Kas nüüd need väiksemad jublakad korruptandid sellest aru saavad, mida nad teevad, nemad mõtlevad selle peale, et nad saaksid ise kasumi kätte ja loodavad, et süsteem püsib nii kaua, et nad saaksid veel seda kasumit ka nautida. Aga need, kes asju otsustavad, need, kes niite tõmbavad, küllap nad aru saavad, mis nad teevad. Me saame ka aru, mis nad teevad, sellepärast me nende vastu võitlemegi ja üks osa sellest võitlusest on need nädalased saated, kus me neid asju lahti seletame inimestele ja lohutan kõiki. See aeg ei ole kaugel, kus me kõik selle laiali puistame, mis nad teinud on. Kõik tagasi pöörame, mis nad teinud on. Kõik ümber teeme. See aeg ei ole kaugel. Te kuulasite raadio